Tere tulemast, kallid kuulajad ja vaatajad tänasele Rahumaja loengule. Tänane teema on vabadus ja vastutus. Minu nimi on Aavo Martinson ja ma olen Rahumaja juhataja. Niisiis, inimestele meeldib vabadus, sest see tekitab inimestes tunde, et nad valitsevad asjade ja inimeste üle. Kuid inimestele ei meeldi üldiselt vastutus, sest see takistab meil oma soove rahuldamast. Samas ei mõista osa inimesi vabaduse ja vastutuse vahelist seost. Kui vaadata vabadust printsiibi seisukohast, siis võime näha, et seda iseloomustavad 3 tunnusjoont. Esiteks, väljaspool printsiipi ehk Jumala sõna vabadust ei ole. Vabadus nõuab nii vaba tahet kui ka seda tahet teostavaid vabasid tegusid. Seega ei saa olla ühtegi vaba tegu vaba tahteta ega saa vaba tahe olla täielik ilma sellega kaasnevate vabade tegudeta. Vabad teod tulenevad vabast tahtest ja vaba tahe on hingeväljendus. Inimese algne hing ei saa tegutseda väljaspool Jumala sõna ehk printsiipi. Järelikult vaba tahet ja vabasid tegusid printsiibist väljaspool ei ole. Ilmselgelt algse inimese vabadus ei kaldu iial printsiibist kõrvale. Inimene, kes tegeleb vaba seksiga, astub seksuaalvahekorda kellega tahes ja millal tahes. See võib näida väga vabastatud ja vaba käitumisena, kuid selline inimene muutub tegelikult vähem vabaks, kui sellise käitumise tagajärjed ilmsiks tulevad. Soovimatu rasedus, tõsine nakkushaigus või psühholoogiline surve sidumata, kuid emotsionaalselt siduvate suhete tõttu panevad varem või hiljem selle inimese tundma end vähem vabana ja rõõmsana kui see, kes otsustas käituda moraali piirides. Vaba tahe ja vabad teod peavad käima käsikäes. Kui aga vabadus on olemas, aga inimesed ei järgi oma südametunnistust, teisisõnu, kui nad kasutavad oma vabat tahet valede valikute tegemiseks, on tulemuseks kuritegevus, sotsiaalne kokkuvarisemine ja anarhia. Vabadus eksisteerib ainult reeglite raamistikus. Kujutage ette malemängu. Kas teil on vabadus malenuppe liigutada, kuhu ja kuidas iganes soovite? Kas on võimalik mängida mängu ilma reegliteta? Reeglid takistavad kummagi mängija suvalisi käike. Need loovad ühise arusaama, mille järgi kõik mängivad. Vabaduse inglisekeelne vaste on freedom. Sõna freedom tuleneb 2 sõnast. Free, mis tähendab vaba, ja dom, mis tähendab seadust. Ehk inimene on vaba vaid siis, kui ta elab seaduse ehk printsiibi järgi. Kui isad ja emad toovad ilmale poegi ja tütreid, siis need pojad ja tütred ei saa ju eitada printsiipi, et nad on sündinud oma vanemate lastena, kas pole? Kui see on nii, et nad on nende isa ja ema, peavad nad selle tegelikkusega leppima. Selleks peavad nad elama ühtsuses oma isa ja emaga. Nad peavad üksteise eest hoolitsema. Nad ei saa ainult iseenda eest hoolitsemisele mõelda. Olla hea oma emale ja isale, iseendale, see ongi vabadus. Kas pole? Inimesed tahavad olla vabad, kuid me saame olla vabad ainult siis, kui me elame seaduste järgi, mis meid kaitsevad. Kujutage ette liiklust, kus puuduvad liiklusreeglid, mida kõik peavad järgima. Kuidas te tunneksite end lapsevanemana, kui teie lapsed peaksid sellises reegliteta liikluses liiklema? Kui ühiskonnas puuduks seadus ja kord, oleks tulemuseks, et tugevam valitseb ja nõrgem hävitatakse. Seadused mitte ei piira meie vabadust, vaid kaitsevad meie vabadust. Vabadus ei saa eksisteerida väljaspool printsiipi. Sellest vaatenurgast on kõik juba analüüsitud ja reeglid paika pandud. Väljaspool printsiipi pole vabadust. Söögi ajal mitte söömine ei ole vabadus. Inimene jääb näljaseks. See tekitab halbu tagajärgi ja kui inimene nii jätkab, siis tema keha sureb. Seega väljaspool printsiipi ei ole vabadust. Teiseks, vabadust ei ole ilma vastutuseta.
printsiibi järgi loodud inimene saavutab täiuslikkuse ainult siis, kui ta vabatahtlikult täidab oma vastutuse osa. Nii püüab inimene vabatahtlikult täita loomise eesmärki ning oma vastutust. Siit järeldub, et vabadust ei ole vastutuseta. Vabadus vastutuseta on enesekesksete soovide rahuldamise järgi elamine. Kindlasti ei tohi inimene tegutseda vastutuse positsioonil olles millegi halva nimel. Inimene peab tegutsema millegi hea nimel. Elus tuleb vahest võtta vastu raskeid otsuseid ja meil võib tekkida soov, et keegi teine meie eest otsustaks. Kui keegi teine otsustab, siis peame leppima ka tulemusega, kui see meile ei meeldi. Meil on vabadus valida, mida me teeme, aga ka vastutus oma valikute tagajärgede eest võtmise eest. Kolmas vabaduse tunnus. Vabadust ei ole ilma saavutuseta. Inimene püüab vabadust omades täita oma vastutuse osa, et saavutada tulemusi, mis viivad loomise eesmärgi täitmiseni ning toovad Jumalale rõõmu. Vabadus viib alati konkreetsete tulemuste saavutamiseni. Teiste sõnadega, vabadust ei ole, kui tulemused puuduvad. Vabadusel ilma saavutuseta ei ole tegelikku väärtust. Nii nagu põllumees peab vilja saamiseks põldu harima, peavad ka inimesed kasutama oma vabadust selleks, et saavutada tulemusi, milleks on hea ja armastav iseloom, armastavad perekonnad, altruistlik eluviis ja panus ühiskonda. Kui inimene nõuab ainult õigusi ja vabadust, kuid väldib vastutust ja pingutust, siis ei sünni midagi püsiva väärtusega. Sellest vaatenurgast saavutatakse tõeline vabadus siis, kui inimesed saavad küpseteks oma iseloomus ja võtavad rohkem vastutust. Inimene, kes elab teiste heaks, täidab oma kohustusi ja teeb häid tegusid, kogeb sügavamat ja tähendusrikkamat vabadust. Vastupidine eluviis, mis on keskendunud üksnes isiklike soovide rahuldamisele, tekitab kaose ja rahulolematuse. Te räägite rahust, õnnest ja vabadusest, kuid millist vabadust te silmas peate? Mis on see vabadus, mida tänapäeva inimesed vabaduseks nimetavad? Vabadus, mis tähendab, et võib teha kõike, mida inimene tahab, milleni see välja viib. Sellel on piir. Tõelise vabaduse püüdlused nõuavad 3 asja. Põhjust-tagajärg printsiibi mõistmist, oma tegude eest vastutamist ning heade tulemuste saavutamist, mis teevad õnnelikuks. Igal ajastul on inimesed hüüdnud vabaduse järele, sest see on algse hinge vabadus, mis suunab neid seda tegema, püüdes nii oma algset olemust taastada. Mida rohkem püüdleb inimene vabaduse poole, seda suuremad on tema nõudmised sotsiaalsele keskkonnale, sest see peab aitama kaasa selle soovi täitumisele. Kui mingi ajastu sotsiaalsed olud ei vasta enam selle ajastu inimeste vabaduspüüdlustele, on sotsiaalsed revolutsioonid vältimatud. Üheks näiteks on 18. sajandi Prantsuse revolutsioon. Revolutsioonid jätkuvad seni, kuni tõeline vabadus on täielikult taastatud. Inimesed on loodud nõnda, et lisaks printsiibi juhtimisele peavad nad enda kasvamiseks ja küpsuse saavutamiseks täitma oma vastutuse osa. Edukaks arenguperioodi läbimiseks ning täiuslikkuse saavutamiseks tuleb neil täita seda vastutuse osa. Noorena on meil vähe vabadust ja seega ka vähe vastutust. Mida vastutustundlikumaks me muutume, seda rohkem vabadust me kogeme ja seda rohkem otsuseid me saame teha, mis meie elu mõjutavad. Me vastutame mitte ainult oma tegude, vaid ka selle eest, milliseks inimeseks me saame. Iga mõte, sõna ja tegu meie elus kujundab meie iseloomu. Me loome oma iseloomu oma otsuste kaudu. Kui me kujundame harjumuse teha antud olukordades õigeid valikuid, loome aluse heale iseloomule. Halvad valikud seevastu loovad aluse halva iseloomu kujunemisele.
Sel viisil määrame me suurel määral oma saatuse oma iseloomu kvaliteedi kaudu. Nagu filosoof Herakleitus ütles, iseloom määrab ära saatuse. Kuigi Jumala tahe on absoluutne ja väljaspool inimese mõju ulatust, nõuab selle täitumine ilmtingimata inimese vastutuse osa täitmist. Jumal määrab ette selle protsessi täitumise tingimuslikult sõltuvalt 5% inimese vastutusest, mis tuleb täita lisaks 95% Jumala vastutusele. Proportsiooni 5% kasutatakse näitamaks, et inimese vastutuse osa on äärmiselt väike võrreldes Jumala vastutuse osaga. Ometi on inimese jaoks see 5% võrdne tema 100% jõupingutusega. Iga inimene valib ise, mida ta teeb või ei tee. Ta võib uskuda või mitte uskuda, armastada või vihata, aidata või mitte aidata, aktsepteerida või mitte aktsepteerida, õppida või mitte õppida, tegutseda või mitte tegutseda. Tulemused on aga täiesti erinevad ning sõltuvad alati meie valikutest. Tõeline vabadus on vabadus järgida oma südametunnistust ja säilitada oma isiklik terviklikkus. See on vaba tahe. See hõlmab mõnikord võitlust ning nõuab palju julgust. Ometi viib see üha suurema vabanemise ja täitumise tundeni. Vabaduse rõõm ei seisne üksnes valiku võimaluses, vaid selles, et suudetakse valida hästi, valida õige ja valida hea. Viktor Frankl oli väljapaistev psühhiaater, kes oli juudi päritolu. Kui Adolf Hitler tuli võimule, saatis ta juudid koonduslaagritesse, kus Hitleri natsid mõrvasid, piinasid ja näljutasid juute surnuks. Viktor saadeti Auschwitzi koonduslaagrisse, kõige kurikuulsamasse laagrisse. Tingimused laagris olid kohutavad. Ometi täheldas Frankl, et isegi seal säilis vangidel vabadus valida, kuidas nad neis kohutavates oludes käituvad. Mõned otsustasid olla head ja lahked, teised valisid kurjuse ja õeluse tee. See oli iga inimese valik ja iga inimese vastutus. Frankl ütles, inimeselt võib võtta kõik, välja arvatud ühe, viimase inimliku vabaduse, valida oma hoiak, igas olukorras valida oma rada. Niisiis, meil on vabadus valida, mida me teeme või ei tee, kuid meil ei ole vabadust valida meie otsuste tagajärgi. Ma tänan teid kuulamast ja soovin teile kõike head. Kohtumiseni.